olen lõpetanud Tallinna Ülikooli matemaatika õppekava ja lisaks sellele ka sotsioloogia Freiburgi ülikoolis. Ja peale oma õpinguid läksin edasi õppima majandusanalüüsi tehnika ülikooli. Hetkel töötan Statistikaametis juhtivanalüütikuna makromajanduse valdkonnas. Lisaks töötan Tallinna Ülikoolis doktorant nooremteadurina sotsioloogia erialal. Otsustasin tulla matemaatikat õppima, kuna mind huvitavad ühiskonnas aset leidvad nähtused, nende analüüsimine ning selleks on vaja häid andmeanalüüsi oskusi. Mulle tundus, et matemaatika õppimine aitab mul olla edukam ka sotsioloogia ja majanduse valdkonnas. Matemaatika õppekava puhul väärtustan enim seda, et see arendas oluliselt minu analüüsioskusi ja süsteemset mõtlemist. Olen valinud karjääri teha ka Tallinna Ülikoolis, sest siin doktorantuuris õppides, nooremteadurina töötades saab uurida seda, mis tõeliselt huvi pakub. Mina soovin uurida seda, miks vahel tööturg ei toimi nii hästi, kui see võiks, miks esineb töökohti, kuhu on raske leida inimesi, samas kui on ka inimesi, kes on töötud ja mida saaks teha, et selliseid töökohti ja potentsiaalseid töötajaid omavahel paremini kokku viia. Selle teema uurimisega alustasin ma tegelikult juba matemaatika õppekava käigus ja ma kasutan pidevalt matemaatika õppekavas õpitud teadmisi, et koostada mudeleid ja analüüsida andmeid. Üks matemaatika õppekava positiivseid külgi on kindlasti see, et see pakub väga palju erinevaid karjäärivõimalusi, sest seda on võimalik siduda väga paljude erinevate erialadega. Praegusel ajal otsitakse analüütikuid erinevatel erialadel, kes oskaks analüüsida andmeid, oskaks näha nende numbrite taha, luua seoseid ja neid andmeid tõlgendada. Tänu matemaatikat õppimisele olen saanud mitmeid praktikakohti ja ka oma praeguse töökoha Statistikaametis. Ma arvan, et matemaatika õppekava õppimiseks ei ole vaja väga suurt või mahukat ettevalmistust. On vaja vaid huvi matemaatika rakendamise vastu mingis eluvaldkonnas.